alustame täpselt õigel minutil, et ei anna kellelegi akadeemilist 5 minutit või 15 minutit. Paneeli pealkiri on fosforiit, kas ja millal. Mina olen Erki, tulen Tallinna Tehnikaülikoolist. Elus esimest korda nägin fosforiiti tund aega tagasi, kui eelmises paneelis tutvustati seda geoloogiateenistuse fosforiidi uuringut. Meie paneeli ülesanne täna on siis rääkida, et mida me selle uuringu pealt siis edasi saame teha või kuidas me edasi peaksime käituma. Aga enne kui me võib-olla sellesse arutelusse läheme, et ma küsiks, et tõstke käsi, kes teist olid eelmises paneelis kohal? 2-3 inimest. Tõstke käsi, kes on sellest fosforiidi uuringust kuulnud? 4-5-6 inimest. Kes on seda lugenud? 2-3 inimest. Et enne kui me siis võib-olla selle arutelusse läheme, mõtlesin, ma teen siis väikse sissejuhatuse, et millest me räägime. Et see on nüüd minu lühiversioon sellest põnevast pooleteisest tunnist, millest ilma jäite ja sellest 100 leheküljest raportist, mida ma lugenud olen. Aga fosforiit on siis üks olulisi maavarasid, et võib-olla kui te ei tea, aga kindlasti mõned teist teavad, aga ilma fosforiidit hästi süüa ei saa. Et pea 80% fosforiidi tänasest tarbimisest on tegelikult seotud väetiste ja toiduainetööstusega ja kasvavalt või väike nišš, ja tulevikus ka endiselt võib-olla väike nišš on seotud ka siis näiteks liitiumfosfaatakude tootmisega. Nüüd, kui suur on üldse fosforiidi teema, kui me sellest räägime, et keegi ei tea, palju maailmas on fosforiiti. Et see on selline geoloogia paradoks, et mida rohkem asju uurid, seda rohkem neid leiad, sest maailm on suur ja avastamata. Aga täna on hinnanguliselt maailmas 73 miljardit tonni kaevandatavat fosforiidivaru, aga selle probleem on selles, et sellest 2/3 asub ühes riigis, nimega Maroko. Lisaks on omajagu veel täna kaevandatavat maavara siis ka Ameerikas ja Venemaal ja mõnes riigis veel. Eestis öeldakse arvestuslikult, ma saan aru, ja me räägime mingist 9-10 miljardist tonnist. Vähemalt Kliimaministeeriumi kodulehekülg ütleb, et 9-10 miljardit tonni. Aga ma ütlesin, 2/3 sellest asub ühes riigis ja siis suurem osa ülejäänud kolmandikust veel mõnes riigis. 73 miljardit. Aastas kaevandatakse umbes 250 miljonit tonni, millest siis ka suurem osa täna siis Hiinas ja Marokos. Ehk et kui me mõtleme, palju seda ressurssi teoreetiliselt on hästi palju, täna tarbime seda võrdlemisi vähe, aga ta on hästi oluline. Nüüd, miks me siis üldse selliseid uuringuid teeme ja nendest teemadest räägime, on see, et nagu mainisin, et 3 riiki, kus nad paiknevad täna peamiselt, on ju Venemaa, Maroko, Hiina ja siis Ameerika. Et ei saa öelda, et me just kõikide riikidega hästi läbi saame. Et Marokoga me 2 nädalat tagasi saime Euroopana paremini läbi kui täna. Tänaseks on olukord jälle natukene muutunud võib-olla keerulisemaks. Ja see tekitab sellise olukorra, kus tegelikult, kui me mõtleme toiduainetööstuse peale näiteks Euroopas, et siis me impordime 80% tegelikult sellest fosforist, mis meil toiduainetööstuses vaja läheb. 20% saame me ühest kohast, Soomest, ühest maardlast. See on iseenesest hea uudis, et soomlastega me saame endiselt hästi läbi, aga kogu Euroopa vaates on see 20%. Ehk et kui me räägime, lähete mõnda teise töötuppa, siis kõik räägivad mingisugusest geopoliitilisest ebakindlusest ja muudest teemadest, et siis tegelikult ressurssi on palju, aga selle kättesaamisega võib olla hästi, võib minna väga ruttu halvasti. Ja siis geoloogiateenistus on tellinud uuringut üleüldse aru saada, et mis me siis meie Eesti oma ressursiga teha saaksime. Et meil on arvestuslikult 10 miljardit tonni, et mis me sellega siis teha saaksime. Ja eelmises paneelis siis tutvustati seda uuringut, mis ütles, et majanduslikult täna ei saa midagi teha. Selles mõttes ei saa täna majanduslikult suurt midagi teha, et uuring viidi läbi, selle käigus tehti siis geoloogilisi uuringuid, tehti igasuguseid tehnoloogilisi arendusi ja uuringuid, püüti aru saada, et kui me tahaksime teoreetiliselt fosforit kaevandada, mis tingimustel, kuidas ja kui palju me saaksime seda kätte. Et see võeti siis, täna tehti uuring ühes piirkonnas, ühes testalal, siis Aru-Lõuna uuringuala Toolse fosforiidi maardlas ja jõuti tulemuseni, et kui me täna tahaksime hakata Eesti riigina nii-öelda fosforiiti kaevandama või lubama ettevõtetel seda kaevandada, siis see majanduslik kokkulepe on üsna nadi.
selle asemel, et saaks ettevõtete käest küsida nii-öelda kaevandustasusid ja sellega riigieelarvet tõsta, me peaksime iga aasta circa 120 miljonit hoopiski ettevõtetele subsiidiume maksma. Ehk et meil on nagu selline negatiivne ressursitasu selles valdkonnas, et me peaksime tänaste tehnoloogiate, teadmiste ja turutingimuste juures kõvasti peale maksma asjale. Mistõttu siis uuringu soovitus on olnud 2 soovitust. Täna me ei näe, et see oleks majanduslikult tasuv, et me võib-olla ei soovita või ei tunne, et ettevõtted sinna läheksid, aga teiselt poolt vaadates seda geopoliitilist olukorda, pannes juurde seda võimalust, et tehnoloogia võib areneda, meie oskused võivad areneda, maailmaturu hinnad võivad muutuda, me võiksime siis fosforiiti käsitleda kui strateegilise maavarana. Eelmises paneelis räägiti sellest, kui nii-öelda sellisest nagu säästud kapis, et sul on kapis mingisugune karp, kus on siis kuldmünt sees ja kui asi halvaks läheb, siis me saame seda kohe kasutama hakata. Et ei taha võtta seda münti kapist välja, aga kui häda käes, siis võtame välja. Et mõnes mõttes riik võiks niimoodi mõelda, ainuke häda on selles, et see kapp ei ole teie enda juures. See kapp on kuskil kellegi teise kodus. Ehk et tegelikult selle pikaajalise planeerimise muudab keeruliseks see, et kui me tahaksime seda maavara kasutama hakata, siis see paikneb mingite omavalitsuste aladel, see paikneb mingites piirkondades, kellegi elukeskkonna juures ja nii edasi. Ehk et selle jaoks, et seda nagu strateegilise maavarana käsitleda, me peame tegelikult ümber mõtestama selle, kuidas me üleüldse oma maavarasid kuidagi korraldame, nii-öelda valitseme, nendest aru saame ja kuidas me siis regulatsioone seame, milliseid soodustusi, milliseid piiranguid me seame. Ja nendel teemadelt me tahame siis täna edasi minna. Nüüd, kus meil on uuring tehtud, me oleme saanud teada, kuidas see tänane olukord on, et mida me siis järgmised 10, 20, 30 aastat fosforiidiga edasi peaksime tegema. Et eelmises paneelis öeldi, et fosforiit ei lähe hapuks, ehk et ta ei lähe halvaks, ta on seal endiselt olemas. Ta võib olla konkurentsivõimeline aastal 2030, 2040, 2050, me ei tea, võib-olla mitte kunagi, aga ta on teoreetiliselt olemas, et kuidas me sellega edasi läheme. Ja selle arutelu jaoks on meil täna siis, ma loodan, et te nüüd saite pildi ette, et millest see uuring on, kus me oleme, mis on tänade teadmine. Ja nüüd me saame siis teha väikese arutelu selle üle, et kuidas sellega edasi minna, selle teadmisega. Ja meil on selline tore paneel koos, kus meil on siis, ühelt poolt on Sirli siin, kes esindab siis geoloogiateenistust, selle uuringu tellijat, maavara omanikku mõnes mõttes või riigi vaates nii-öelda valitsejad, kes teab sellest maavarast kõige rohkem, teab, kus ta on, kui häda käes leiame ülesse. Uuringu tegijad siiski. Uuringu tegijad. Mitte tellija. Tegija, tellija. Sellepärast, et te tegite, aga tegemise käigus te tellisite. Nägid. Nii, siis on meil Ene, kes esindab meil Kliimaministeeriumi maavarade osakonda, kelle ülesanne on siis tegelikult kujundada mõnes mõttes riiklik poliitika selles valdkonnas või riigi positsioonid. Rutt esindab meil teadlasi, TalTechist geoloogia valdkonna teadlasi ja nii edasi. Ja siis meil on Riho siin, kes esindab siis kohalik omavalitsust, sa oled Rakvere valla volikogu endiselt esimees, jumal teab, poliitiline värk, et see võib-olla eile olid esimest, täna ei tea. Alati, selle koha peab alati üle küsima, et mis sa täpselt teed, kui sa poliitikas oled. Aga teiselt poolt esindad ka nii-öelda ettevõtja rolli. See vald, kus seda proovi tehti, ütleme siis nii. Just, see vald, kus proovi tehti, ehk et sa oled siis nii-öelda see kohapealne hääl. Et me teeme siis seda arutelu sellises formaadis, et meil on 3 teemade plokki, mis me oleme välja mõelnud või mis me oleme mõelnud, mida võiks kasutada. Et teeme alguses sellise väikse sissejuhatuse, et mida te sellest uuringust õppinud olete ja kuidas me sellesse siis nagu suhtuma peaksime. Ja teeme nii, et iga selle nagu ploki lõpus või ploki keskel saame võtta ka küsimusi ja arutelu nii-öelda, et ma üritan siis aega kuidagi teha. Siis teine ring on see, et kuidas me siis edasi peaksime käsitlema seda, kui me räägime sellest strateegilisest maavarast, et mis see selline poliitika ja ärimudelite ja tehnoloogia arendamise nagu mudel selle ümber võiks olla. Ja kolmas on siis võib-olla selline kokkuvõttev, et mis me sellest üldse uuringu tegemist laiemalt õpime igasuguste haruldaste maavarade kohta, igasuguse nii-öelda riikliku ressursi planeerimise kohta. Aga alustame võib-olla sellest, et mina ütlesin ausalt ära, et mina nägin fosforiiti tund aega tagasi. Et tutvustage ise ennast ja oma sellist rolli selles valdkonnas võib-olla läbi kahe sellise mõtte või kahe sellise tähelepaneku, et mis on teie enda selline seos geoloogia ja fosforiidi uuringute ja selle teemaga pikemaajaliselt ja teiselt poolt, et kui te selle uuringu peale mõtlete, et oma valdkonna vaatest, et mis olid võib-olla kõige huvitavamad või kõige üllatuslikumad leiud, mis te sellest uuringust nägite. Et ma ei tea, kuidas me alustame, kes tahab esimesena minna? Me võime demokraatlikult teha. Kes kõvemini räägib, see räägib. Sirli alustab.
ma hakkan siis pihta demokraatlikult. Teen siis valjut häält. Sirli, geoloogiateenistuse direktor. Maavaradega kokku puutunud aastast, heldus. No õnneks ikka vähemalt juba sellel aastatuhandel on see aasta. 2000 liikusin maavarade väärindamise tööstusesse tööle kunagi peale ülikooli. Fosforiidi ja tema peal asetseva musta kilda või diktoneema graptoliitargiliidiga, kuidas keegi tahab nimetada, puutusin kokku alates 2010 alanud uuringutega, aga nüüd viimased 6,5 aastat siis geoloogiateenistuse direktor ja minu ülesanne nüüd antud nii Fiona uuringus kui sellele eelnevates etappides oli siis olla see hull punapea, nagu mulle öeldi, kes pidi leidma need inimesed, kes selle projekti ellu viivad. Ehk ma pidin orkestreerima seda tohutut väljakutset, selle elluviimist, selle eesmärkide täitmist. Ja nagu mulle sõbralikult öeldi, et kui ebaõnnestud, lendab vastu taevast, tuleb äkki uus lahing, siis arvesta, et oled sina süüdi. Kui kõik läheb hästi, siis vaatame edasi. Et see oli see minu ülesanne. Mis see kõige huvitavam või kõige üllatavam leid sellest uuringust sinu jaoks oli? Sa kindlasti ei oota tegelikult seda vastust, aga ausõna, see oli asi, mis mind üllatas ja üllatas õnneks väga positiivselt, et see meeskond, naismeeskond, mille me kokku saime, mind üllatas see, kui tohutult professionaalselt nad tööd tegid ja kuidas nad üksteist toetasid. Tegemist oli äärmiselt erinevate teadusharude esindajatega, kes eelnevalt nii mõnigi neist ei olnud kunagi omavahel kokku puutunud. Ja kuidas nad viimased 3,5, mõni neist 2 aastat, kuidas nad üksteist toetasid töö käigus. Ma vaatasin seda sama hetke, kui me Sõmerul kohalikele tutvustasime tulemusi. Kuidas üks 15-pealine lohe, üks iseenda tööd toetab, et kui keegi oli ees rääkimas, kuidas kõik ülejäänud meeskonnaliikmed talle kaasa elasid, see oli midagi nii ägedat vaadata. Et ma olen näinud kõrvalt küll nende iganädalasi koosolekuid, aga täiesti müts maha, see oli minu jaoks suur üllatus, et eestlased suudavad niimoodi koostööd teha, nii professionaalselt ja nii toetavalt. Sest tegemist ei olnud tegelikult lasteaiakaaslastega, armukestega, üliheade sõpradega, tõelised eksperdid omavahel. Fantast, see oli minu jaoks suur üllatus. Väga tore. Ene? Mul on vist see jutt läheb väga pikaks, aga mina puutusin fosforiidiga kokku juba siis, kui ma peale ülikooli mind suunati tööle Keila geoloogiavalitsusse ja meil oli geoloogiavalitsuses, mina olin karistamise rühmas, aga seal oli palju rühmi ja meil oli ka fosforiidirühm ja see oli aastal 1988. Ja see oli just see aeg, kui tehti meeletult tihedaid fosforiidi puurimisi eesmärgiga siis, et saada valmis informatsioon, mis esitada siis tollase Nõukogude Liidu, vist oli lausa mingi maavarade ministeerium või mineraalide ministeerium ja siis ma mäletan täpselt neid inimesi, ma tundsin neid inimesi, kuidas nad tööd tegid ja me teadsime, mida see võib kaasa tuua ja need samad geoloogid tegelikult otsisid põhjendusi, mispärast me ei tohiks seda kasutusele võtta ja täitsa reaalselt mõtlesid välja põhjendusi, mis tegelikult pandi kirja selleks, et veenda siis neid tollaseid võime, et meil ei saa seda kaevandama hakata, mis mina arvan, et see oli geoloogide suur eneseohverdus, et nad toona neid põhjendusi välja tõid, millest siis oli ka initsieeritud see Eesti taasiseseisvumine, kõik need demonstratsioonid, aga geoloogid ohverdasid tegelikult ennast, see tähendab seda, et aastakümneteks geoloogia oli paaria. Keegi ei tahtnud teda õppima minna, geoloogid olid selline halvustav sõna nende kohta, kes käisid prügimägedel, see oli väga hull aeg. Et see oli ka geoloogia eriala kui selline allakäik ülikoolides ja Rutt vist kuigi palju mäletab ka, et see oli minu esimene kokkupuude. Teine kokkupuude oli siis, kui ma liikusin teadusesse
ja siis esmakordselt Eestis teadlaste jaoks me algatasime ressursside väärindamise valdkonnad nutika spetsialiseerumise meetme raames, mis kasutas eurorahasid. Ja siis tekkis esimene võimalus hakata maavarasid uurima ka uuesti. Ja see 3. aste oli siis, kui ma sattusin tööle Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi, kus siis loodi maavarade uurimisüksus, meie maavarade osakond, ja siis ka taasloodi geoloogiateenistus, kus siis üheks fookuseks sai seesama edasiarendus nendest ressursside väärindamise valdkonnast, kus olid erinevad maavarad, oli ka fosforiidi uurimine. Nii et ma olen ka kokku puutunud selle sama lähteülesandega, mis selle eelmise uuringuga kaasnes ja näinud seda protsessi, kuidas see siis edasi läks, arutelud, rahastamised ja nii edasi. Ma pikemalt ei räägi. Aga siis sul on kogu ajalugu peas ja sind on väga raske üllatada. Aga kas see uuring sind kuidagi üllatas või üllatanud? Jah, üllatas küll, sellepärast, et tegelikult oli see meie silmis esimest korda, kui me saime teha tööstuslikke katseid, tööstuslikke proove, sest siis, kui neid ka tehti tookord Vene ajal, me ei näinud ju neid. Kõik see materjali, need aruanded liikusid ära kuskile mujale. Me ise ei saanud neid üldse ju käsitleda. Nii et see tööstuslik pool on absoluutselt esmakordne, mida me nägime, mida me tegime ja see tõi välja reaalselt kitsaskohas, millega tuleb edasi tegeleda ja saab kindlasti olema selliseks verstapostiks, kuidas üldse maavaradega siis edasi liikuda. Okei, väga hea. Riho? Noh, mul ei ole midagi sellist vastu panna muidugi, et võib-olla nii palju, et see fosforiit on kogu aeg seal olnud, kus me nagu siis asume vallana, et võib-olla ma oma teises elus natuke siiski olen, et ma olen ka tegelikult majandustaustaga, on ülikoolis õppinud seda fosforiidi, ütleme ka mingis osas olin ta õppeainetes sees ja siis me olen mingil ajal olnud ka siin mingi ekspertgrupi liige, kui need esimest korda hakkasid siin mingi tulema siin, mitte sellel uuringul konkreetselt, et siis läbi selle ma olen sellega natukene tegelenud. Aga midagi sellist pole vastu panna. Aga kui nüüd, et mis mind üllatas selle uuringu puhul, siis ega ma ei oska ka nii väga midagi otsest välja tuua. Natukene ilmselt oli see tulemus aimatav, aga noh, et ta nii ühes ääres oli, see oli natuke ja võib-olla ka kuna oma erialast tulenevalt, et võib-olla natukene see mäendus või see, ütleme, see kogu see kaevandamise pool, et ma arvasin, seal on kuidagi natuke innovaatilisemalt või kuhugi mujale mindud, aga noh, see ongi, et see on alles selline esimene ots sellega, et jah, mina nagu väga detailis selle fosforiidiga ei ole nagu otseselt nagu olnud. Mina alustasin, kui tegelikult selle temaatikaga, geoloogiaga sellel mõõna ajal, millest enne rääkis, ehk siis astusin geoloogiat õppima eelmise sajandi 90-ndatel, kus keegi geoloogiat õppima ei läinud ja tegin oma teise kursuse bakalaureuse töö fosforiidi katendis olevast siis graptoliitargiliidist. Ja siiamaani ma nende teemadega tegelikult ka ajas nii-öelda mõõnade ja tõusudega edasi olen läinud ja täna siis juhin ühte teadusprojekti, mis tegeleb fosforiidi katendis oleva graptoliitargiliidis siis metallide eraldamisega koos nii-öelda, kus siis on kaasatud nii Tallinna Tehnikaülikooli tehnoloogid kui ka siis geoloogid, ehk siis, et tegemist on ääretult kompleksse maavaraga. Nimetame see siiski potentsiaalseks maavaraks. Ja just läbi sellise koostöö tehnoloogidega on jõudnud see arusaam, et just see nii-öelda koostöö ja väga tihe koostöö geoloogia ja tehnoloogia vahel on see, mis meid nii-öelda edasi viib. Seda tehnoloogiat peab rohkem juurde tulema. Ja kui me ütleme, et mis mind selle uuringu juures üllatas, siis võib-olla see ei ole üllatus, aga see mulje on see, et me täna hoolimata nendele negatiivsetele majandushinnangutele, mis sellest nii-öelda uuringust välja tulevad, oleme Eestis tekkivas fosforiiditööstusele
oluliselt lähemal kui ennem seda uuringut. Okei, väga hea. Et nüüd teine pool on see, et alati teadusuuringutega on see, või teaduslike uuringutega on see keeruline asi, et tuleb välja valida mingisugune kitsam valdkond või kitsam piirkond või kitsam ala, kus uuringuid tehakse. Et mingid putukad. Et antud juhul võeti siis üks selline nii-öelda katseala, kus on, mis võib-olla ei ole kõige parema sellise nii-öelda maavaradega nii-öelda kvaliteediga, aga teiselt poolt, kuna seal juba kaevandamine toimub, siis majanduslikult võis tunduda, et see on kõige nagu loogilisem koht, kus üldse tööstus võiks käima hakata. Ja nagu eelmispaneelis öeldi, et kui seal ei tule majanduslikult välja, siis ei tule kuskil välja. Aga võib-olla nagu teie nagu erinevatest vaatenurkadest, et kes tahab siia juurde öelda, et kas see, et nüüd me oleme ühes valdkonnas teinud, ühes piirkonnas teinud nii põhjaliku uuringu, et kas see annab meile siis nagu pädevuse või piisava teadmise öelda midagi põhjapanevat kogu Eesti fosforiidiressursi kohta, selle strateegilise maavara kohta või tegelikult on meil mingisuguseid nii-öelda lahtiseid küsimusi, olulisi lahtiseid teemasid, mida peaks edasi uurima, edasi analüüsima või mida selle uuringu käigus ei suudetud katta? See kõlab muidugi siin praegu võib-olla mitte kõige paremini, aga ma ütlen siiralt, mul on tegelikult hea meel, et see uuring edasi välja kukkus lõpuks, ma mõtlen nende tulemustelt. Ja mitte, et ma oleks millegi nagu vastane, aga just nimelt nagu see küsimus ka oli, et kas ta annab mingeid põhjapanevaid vastuseid, ei anna. Ja tegelikult ka see sama uuring, mitte et ta ise oleks midagi valesti tehtud, aga kõik, kuidas see nagu pihta hakkas ja kõik see muu asi kokku, et ta ikkagi on natukene toores, natukene savijalgadel. Just et ka see, et ka see kommunikatsiooni pool, mis siin oli, et kui me vaatame nagu just nagu omavalitsuse vaatevinklist ja mis need nagu inimesed aru said, siis tegelikult et ma ei taha nagu uurijate kohta midagi öelda, aga see, mis AK-s või kuskil Rahvusringhäälingus räägiti, siis oli see, kõik algas sellest, et meil on nagu mitme miljardi jagu maavara. Mina olen mäemees, mind on õpetatud sedasi, et maavara on siis vara, kui seal jääb nagu midagi järgi, et kuni selleni on geoloogiline ressurss lihtsalt. Ja see oligi nii, et poliitikud ütlesid selge sõnaga, et te istute rahahunniku otsas ja me lapime riigieelarve sellega ära ja lugege ridade vahelt, meil on kiire. Ja mis need kohalikud pidid sellest nagu arvama, et juba hakati puurima kõike tegema, eks ole. Ja kuidas see asi lõppes? Enne kui Sõmerul tuldi konverentsile neid tulemusi avalikustama, siis nädal aega varem üks tipptegija ütles, et ma panen käe südamele, et fosforiidi tegemise Eestis ei tule. Enne kui see uuring oli nagu avalikkuse ette tuld. Ja mis see kohalik peaks tegema nende sõnumitega, et täna on ikkagi suur võit on see, et see on tehtud. Eesti oma inimesed on selle uuringu teinud, need andmed on meil ja nüüd on ikkagi see, et see on sihuke tuunimise koht samamoodi, et kui me näeme neid kohti, mis läks nagu täiesti rappa või mis ei tööta seal, et tegelikult see annab ikkagi nagu aega tudengeid koolitada, uurida, leida mingi innovaatsi lahendusi, et kuidas kunagi võiks see asi nagu kokku minna, et kui sellistes teemades nagu mul on nagu lihtsalt praegu korraks tuli pähe on nagu sellist 2 õpiku näidet nagu üks halb ja üks hea, eks. Et üldsegi süübimata mikseni läks, eks ole, siis see halb näide on see, kuidas see Est-For Tartusse läks, eks ole, et samamoodi mürinaga kaasa ja mis mind kõige rohkem häiris oli see, et need samad inimesed, tuntud teadlased, tublid inimesed, kes räägivad, kuidas tegelikult Ida-Virumaal annab teha põlevkivist ja asjadest asju küll, järsku avastasid, kurat, see on meil siin kodus või? Ja nad panid seljad kokku, ütlesid ei, seda ei saa teha. Ja siis see hea näide on see, võtame meie see Fermi tuumajaam. Poistel on kindel plaan, ma ei tea, kas see tuleb, aga kuidas see kommunikatsioon käib, eks ole, tädimaalid viiakse Soome, vaadatakse, kus, mis on ja kui te teete tänavaküsitluse, keegi ei karda tuumajaama ja kui me keerame 10 aastat tagasi, see oli totaalselt teistmoodi. Et see on nagu see õppimise koht, et kuidas tuleb seda rahvast harida selles mõttes ja kui ütleme ikkagi siin tellijal seda raha on veel ja neid asju hakatakse uurima, siis tuleks seal koha peal ja seesama kommunikatsioon on seal kohalikus lehes, kohalikud inimesed saavad tutvuda, täna on see Arbavere ka tegelikult väga hea, eks ole, et kus saab nagu tutvuda, et kaob see hull selline nagu see hirmukultus ära, aga võib-olla ta ei kao ära, äkki seal ongi hirmud, ega me ei tea, see tahabki nagu uurimist, et tegelikult asjadest saab lõpuks rääkida faktide, numbrite keeles, kõik ülejäänud, emotsioon on nagu äge, aga kui ta on nagu Kossu väljakul või kuskil etenduse juures, siis on ta nagu äge, eks ole, et aga kui on asi võimalik panna numbritesse, siis tuleks neid kasutada. Väga hea.
keegi teine? See uuring on kahtlemata selline üks esimene teejuht, päris hea teejuht selleks, milliseid otsuseid me nüüd edasi peame tegema, et Eesti fosforiiti nii-öelda tulevikus ehk ikkagi on võimalik kasutusele võtta ja kas seda uuringut saab nüüd üldistada kogu selle ala peale, siis vastus on jah ja ei. Ehk siis kahtlemata me saame võtta sellest uuringust sellised mingid nüansid, mis on näiteks tehnoloogia osas, aga samal ajal me ei saa seda uuringut, geoloogia on ikkagi igas maadlas erinev, igas nii-öelda lokalisatsioonis erinev, põhjavee probleemid on erinevad, ehk siis et ka see, et kui suur on täpselt selle konkreetse fosfori sisaldus mõjutab majandusargumenti ja nii edasi, ehk siis et tegelikult on meil vaja tagasi minna selle juurde, et seda fosforiidiressurssi on Eestis laiemalt ja tegelikult on vaja ka neid alasid, mis täna ju sellest väikselt uuringualalt välja jäid, edasi vaadelda, edasi nii-öelda katsetada, ka tehnoloogilisi katsetusi edasi teha, et leida see nii-öelda nüüd parim lahendus, mis võib-olla ei ole täna riiulist võtta, aga seda oligi karta, ehk siis kuna Eesti fosforiit on maailmas siiski väga spetsiifiline, seda ei ole tüüpiline setteline fosforiit, siis näha on, et sellesse on vaja innovatsioonikomponenti rohkem juurde panna ja leida need lahendused tuleviku tööga. Äkki sa täpsustada, mille poolest on Eesti fosforiit nii maru spetsiifiline? Eesti fosforiit, tegelikult see fosfor sisaldub nüüd sellises mineraalis nagu apatiit, aga see apatiit on nüüd tegelikult tekkinud kunagistest käsialgsete kodadest, ehk siis, et see algne materjal on seal tegelikult samasugune siis bioapatiit, nagu meie enda luustikus sees on. Ja enamik siis maailma Maroko fosforiidist on tegelikult tekkinud keemiliselt sette sees, ehk siis see apatiit ei ole päris samasugune apatiit kui meie apatiit. Ja mis tulemus ongi see, et riiuli lahendused meil ei sobi. Väga hea. Kas ma tohin siia korraks vahel segada? Palun. Üks, töötab. Ja. Et sa väga hea kokkuvõtte tegid alguses, mis see uuring meil siis üldse hõlmas, aga üks sõna jäi sul selles väga heas kokkuvõttes puudu. See oli tööstuslik tase, või 2 sõna. Ehk siis me katsetasime tegelikult Eesti Geoloogiateenistusega tööstuslikul tasemel kasutuses olevaid tehnoloogiaid. Me kasutasime neid fosforiidi väärindamise tehnoloogiaid, mis maailmas on kasutusel kusagil suurtes tööstustes miljonite tonnidega. Ja nüüd ütles meile Rutt, et me ei saa tegelikult Eesti fosforiidile plaks kohe kasutusele võtta riiulist neid tööstuslikul tasemel tehnoloogiaid. Ehk siis ja siit me nüüd näemegi, et ei saagi, ei ju tulnud väga head numbrid. Ja sellest nüüd tulebki täpselt see, et meil on vaja uusi innovaatilisi lähenemisi ja lahendusi. Teine asi, kui ma juba mikrofoni kätte sain, et miks me selle Aru-Lõuna just võtsime fookusesse ja kas need tulemused käivad ka teiste alade kohta. Jah, sa ütlesid, et kui seal ei tasu, siis ei tasu kusagil. No see oli üks osa sellest. Tegelikult me valisime Aru-Lõuna sellepärast välja, et me ei tahtnud kohalikke hirmutada. Me ei tahtnud minna kellegi kaevust 10 meetri kaugusele ja hakata seal proovi võtma. Et vaat see oleks olnud nagu asjatu inimeste hirmutamine, sest me ei hakka ju Rakvere linna alt kaevandama, eks ole. Ehk siis me tegelikult ju enne Fiona projekti algust tegime väga korraliku analüüsi erinevatele asukohtadele ja Aru-Lõuna oli see osa, kus oli kõige vähem eramaid. Ja meil ei olnud mõtet minna eramaa omanikega rääkima, et kuule, me tahan sult võtta siit 25 miljonit või 25 tonni fosforiiti. Miks? Et vaat see oleks olnud nagu väga halb kommunikatsioon ja väga halb teguviis ka, eks ju. Et me läksime sellepärast sinna, et võimalikult vähe inimesi segada. Samas enne, kui me läksime seda proovi võtma, ennem üleüldse, kui me alustasime fosforiidi uuringuid, tegelikult me käisime kohalikega väga mitu korda rääkimas. Ja kui esialgu meile öeldi, et ära jama, kõik on otsustatud, te niikuinii juba olete kaevandama hakanud, tegelikult olete kokkulepet teinud, ülehomme läheb see fosforiit Brüsselisse. Raudteedki ehitatakse selleks. Just täpselt. Siis mul on nagu hea meel, et siis ma ütlesin, et ei, aga vaatame koos, kas tasub ära ja siis vaatame, mis tulemus on. Et nüüd me vaatame koos neid tulemusi. Kas
sinu töö on läinud lihtsamaks tänu selle uuringule või raskemaks? Ma ütleksin, et mingis suhtes on läinud lihtsamaks, sest nagu ma juba ütlesin, sõnal fosforiit on olnud selline väga halb maine nagu taak. Me ei ole alati isegi avalikult saanud sel teemal mitte kunagi rääkida, maavarad üldse ei ole eriti atraktiivsed, tavaliselt neid teemasid välditakse. Aga mina olen näinud selliseid aegu, kus näiteks väga kõrgel tasemel kirjad, mis läksid ka kunagi ametlikest asutustest välja, olid niimoodi sõnastatud, et sõna fosforiit mitte kasutada, sellepärast et avalikesse andmebaasidesse, kes kirjad kätte saavad, ei oleks seda sõna kuskilt näha. Ma olen ise näinud sellist juhtumit, kus me korraldasime maapõuenädala ja iga hommik televisioonis siis tutvustasime erinevat Eesti maavara ja ERR-i ajakirjanikud, kui nad nägid, et me tahame tutvustada fosforiiti, ütlesid, et ärme seda teeme. Ja siis selle peale me tutvustasime Oobulus liivakivi, mis on tegelikult seesama, aga see oli okei ajakirjanike jaoks, millega me saime televisiooni minna. Sellega oli ka naljakas lugu, sellepärast et kolleeg tutvustas seda kivimit ja siis ajakirjanik küsis, et kus kohas ta nagu seal läbilõikes paikneb. Meil oli seal kaart taustaks ja siis ta näitas, no see on siin samas, kus on see fosforiit, et see on see sama. No nii oli jah, aga praegu me räägime täiesti avalikult, see on meil olemas, me uurime seda, see on juba väga-väga suur asi. Kuule, aga väga tore, et siis me saame öelda, et meil on nagu uuring on aidanud, tekitanud olukorra, kus saab arvata midagi fosforiidist andmete ja võib-olla ka õigete sõnadega, et ei pea asja ära peitma. Et ma loodan, et tõesti enne oli küsitlus teie käes, et kes on uuringut lugenud. Kas kellegile tundus, et see nüüd vahepeal, kes lugenud ei ole, et see on täitsa huvitav uuring, et võiks lugema hakata? Et soovib keegi kätt tõsta või soovib? Et kindlasti tasub vaadata, näed, väga hea, et seal uuringus ma pakun veel ühe tiiseri välja, ühe sellise nii-öelda huvitav asja, millest me ei jõua praegu rääkida, on see, et erinevalt teistest sellistest tasuvusuuringutest mõnes mõttes, mis on seotud igasuguste maavarade või mingisuguste ainete tööstusliku väärindusega, on tegelikult selles tehtud ka sellist keskkonnamõjude osas sellist elutsükli analüüsi, kus on võrreldud siis tegelikult seda mitte ainult majanduslikult, vaid keskkonnaalaselt, et mis see meie selline nii-öelda trade-off selles nagu äris oleks, et noh, et kas on hea plaan hakata Eestis oma fosforiiti kaevandama ja väärindama, kui mujal saab vähemalt tänaste tehnoloogiate juures nagu väiksema jalajäljega ja sama hinna eest või enam-vähem sama hinna eest seda ressurssi väärindada. Et see on ka selle uuringus väga huvitav osana. Aga nüüd, kui me oleme paika pannud, et tegemist on huvitava valdkonnaga, ma saan aru, et see valdkond on taas muutunud legitiimseks, et me uurime, me räägime, me arutame neid, et nüüd me saame minna arvamuse juurde, et tegemist on ikkagi arvamusfestivaliga. Et teine plokk, millest ma tahtsin rääkida, on see, et mis peaks siis selle uuringu pealt Eestis fosforiidist edasi saama. Ja siin, et selle jaoks, et saaks ikkagi arvata, ma mõtlesin välja, et ma panen teile ette 3 stsenaariumi, et mida võiks Eestis fosforiidiga tulevikus edasi teha. Siis saate teie arvata, mis teie arvates on see õige tee edasi minna. Ja siis saab ka publik võib-olla arvata kaasa, et kas minu pakutud stsenaariumid on õiged, võib-olla on midagi muud veel, võib-olla on, et kas teie pakutud ideed on õiged või on kellelgi hoopis parem arvamus. 3 stsenaariumi, mida võiksime selle uuringu pealt fosforiidiga edasi teha. Stsenaarium 0, millest me ei räägi, on see, et majanduslikult täna ära ei tasu. Et uuringu läbiviijad ütlevad, et kui täna öelda ettevõtetele hakkake tegema, siis kui ettevõtted selle uuringu läbi loevad, siis nad seda tegema ei hakka. Aga järgmised stsenaariumid, mis edasi teha. Stsenaarium 1, nimetasin seda stsenaariumiks, et unustame ära. Uuringud näitasid, majanduslikult pole lähikümnenditel tasuv. Ma mainisin, 50 miljardit on Marokos maavara, kaevandatakse aastas 100-200 miljonit, peaks jaguma. Saame suhted korda, investeerime parem välispoliitikasse, rahvusvahelistesse suhetesse ja leiame vähemalt ühe sõbraliku riigi nendest vähem sõbralike riikidest. Unustame asja ära, sellega kaasas käib on see, et kustutame võib-olla maavarade registrist ära, ärme muretse, las ta olla. Kaotame erinevad piirangud ja regulatsioonid ära, mis on spetsiifiliselt selle konkreetse maavaraga ja käsitleme seda nagu üleüldise loodusena. Et ärme tegele, sest niikuinii keegi hakka tegelema, ärme muretse, unustame ära, ärme põe. Stsenaarium 1. Stsenaarium 2.
loome nii-öelda sellise ressursikasutuse reservvõimekus, et käsitlemegi teda päriselt strateegilise maavarana. Et mida see siis tähendab, et ma eelmisest paneelist kuulsin siis seda lugu, et keskmiselt võtab ühe sellise, kui keegi tahaks, ma ei tea, majandusolukorra muutudes või geopoliitilise olukorra muutudes hakata fosforiiti kaevandama, et siis keskkonnamõjude hindamised võtavad 4 aastat või isegi rohkem. Ja keegi sinu kolleeg ütles, et keskmiselt uue sihukese tööstuse käima lükkamine võtab 18 aastat. Kui me tahaksime seda reservvõimekusena käsitleda, siis me tegelikult peaksime nagu kiiresti läbi mõtlema, et tegelikult, et ta päriselt oleks reservvõimekus, see peaks nagu 2-3 aastaga realiseeruma. Et me peame tegelikult teadlikult valmistuma siis ette oma regulatsioone, oma valitsemispraktikaid, oma mingisuguseid tehnoloogia arendusprotsesse ja nii edasi, selliselt, et tegelikult on see võimalik. Et Euroopa Liit ise, ma sain ka eelmisest paneelist teada, on öelnud, et kui keegi ütleb, et see on nagu üle-euroopaliselt tähtis mingisugune maavara või strateegiline ressurss, et siis tegelikult me peaksime selle 27 kuuga nii-öelda Euroopa turule suutma tuua. Ehk et kui me tahaksime sellega nagu päriselt tegeleda, siis me peaksime valmistuma selle jaoks, et kui vajutame nuppu, siis 2-3 aasta jooksul on asi tehtav. Ja kolmas võib-olla stsenaarium on see, et mõnes mõttes nagu mitte ei unusta ära, mitte ei valmistu tõsiselt, aga unistame. Ja mida ma sellel mõtlen on siis see, et ärme eelda, et me saame ainult seda asja kasutada siis, kui maailmas olukord muutub kardinaalselt, geopoliitiliselt või nii edasi, aga investeerime teadusarendusse, investeerime innovatsiooni, mõtleme välja uusi ärimudeleid. Ja see mõte mul tuli ennekõike sellest, et kui te seda teist uuringut vaatate, siis see 20% tänasest Euroopa tootmisest tuleb Soomest. Ja uuringud ütlevad, et soomlaste fosforiit on veel hullema kvaliteedi kui meie oma. Ja ometi suudavad nad seal ka äri teha. Aga selle taga on see, et nad tõenäoliselt ei räägi fosforiidist, nad tõenäoliselt räägivad millestki muust selle jaoks, et see ärimudel toimiks. Et nad seda väärindavad teiste tehnoloogiatega, mõtestavad seda ümber teistmoodi, loovad ärimudeleid, väärtusahelaid. 3 stsenaariumi. Unustame ära, tegeleme tõsiselt, unistame täiesti uuest valdkonnast. Nüüd minu küsimus on teile. Teie arvamusfestival. Ma enne hommikul kuulasin ühte seda Eesti AI seda asja. Kõik tutvustasid ennast, tulen ettevõttest, aga esindan ise ennast. Et täna te ka, et te tutvustasite, tulen ministeeriumist, tulen geoloogiateenistusest, tulen vallast, aga nüüd esindate ise ennast. Et me saime teada, teil on oma ekspertiis, oma kogemused. Mis on teie hinnangul nendest 3 stsenaariumist asi, millega me võiksime edasi minna? Kuidas me sellega edasi läheksime ja mis on teie arvates võtmetegevused selleks? No sa pakkusid välja 3 stsenaariumi, et mina võtan selle keskmise või annan oma hääle keskmisele. Ja just sellepärast, et niimoodi tõsiselt sellega tegeledes me kasvatame oma enda teadlaste hulgas seda kompetentsi. Me saame noored loodusteadusi õppima, alates keemiast, geoloogiast, keemiatehnoloogiast ja nii edasi ja nii edasi. Ja neid on meil hädasti vaja, neid on meil praegu karjuvas miinuses puudu. Keemiainseneeriat, meil ei ole õpetajaid enam. Aga ega meil pole õpilisi ka, eks ju. Aga see on karjuv vajadus Euroopas, Eestis, Austraalias, Ameerikas, Kanadas, igal pool. Et number 2 kindlasti. Vaata, geoloogilised varud ja maavarad, neid ei ole maailmas jagatud õiglaselt. Et vot sina teed siia riigi, sul anname nii palju, nüüd täpselt sama palju anname siia teisele riigile, eks ole. Ehk siis sa pead saama nende kaartidega hakkama, mis sulle anti selles riigis, kus sa siis elad, eks ju. Ja oleks kavalam, ma arvan, riigile, kui meil on oma enda teadlased, oma enda inimesed, kes ise reaalse tööga oma teadmiste pagasid kasvatavad. Ja meil on selle viimase 7-8 aasta uuringuga juba väga hea põhi olemas. Meil käivad geoloogiateenistus, ütlesid Arbaveri nime, aitäh. Meil käivad seal tegelikult ju keskkoolid külas ja ma ise käin keskkoolides rääkimas ja ma ei tee sellist ajupesu, et lapsed tulge nüüd kõik fosforiiti kaevandama. Nad kaugel sellest, aga ma ütlen lastele ja noortele, et kui sa tunned, et su süda põksub natukene kiiremini, kui sa mõtled geoloogia peale, loodusteaduste peale, keemia peale, füüsika peale, palun tule õppima seda, et sul on kindlalt töökoht olemas järgmised 30-40 aastat. Ehk siis kindlalt number 2, esimene hääl on number 2. Okay. Ma pean Sirliga nõustuma, jah, number 2 igal juhul, aga seal on nagu üks asi, mis tuleks nii-öelda üldsuses ja kogukondades tuleks ennem läbi vaielda või isegi mitte läbi vaielda, vaid tuleks seada piirid, et
et millal me seda tegema hakkame, et ilmselt seal on nagu 2 asja, ongi see raha teema, et ongi, et kui me näeme, et seal maailmaturul on midagi, tarneahelad katki, midagi nii ja me teenime selle pealt nii palju, et alates sellest hetkest, et mitte see, et me natuke subsideerime või võib-olla saame nulli, eks, et meil on nagu üks ühiselt, me teame, et noh, olgu see siis number X või XY, mis iganes ja kõik on sellega nagu päri, see on nagu üks asi ja teine ilmselt on siis, et toidujulgeolek, et kui midagi juhtub, kõik teavad, et kui nüüd on see punane nupp, et siis me ei jonni, et siis tuleb see lihtsalt ära teha ja selleks tuleb valmis olla, et seesama natuke, kui me võtame selle esimese stsenaariumi, unustame ära, on ju Euroopa unustas ju sõja ära vahepeal, eks ole, sellest ka ei tahetud rääkida ja ei saa enam järjele, tegelikult ei saa, eks, jama on sellega, et see on väga sarnane olukord, aga lihtsalt hästi selged põhimõtted, kõigile ühtselt arusaadavad, et ja samas on ka siis noh, alati on ikkagi nii, et tihti, et otsustajad on Tallinnas ja tegevus on sealt 100 kilomeetrit, kus ta nii väga ei sega, et siis tuleb ka sinna ärimudelis sisse rehkendada see nii-öelda see kohalik motivatsiooni komponent. Et see on nagu, noh, seal on, eks ole, igasugused keskkonnanõuded, õhud, blablabla ja üks komponent on see motivatsioon. Et ega see omavalitsus peab ka töötama selles mõttes ikkagi, noh, ta ei saa päris äriühinguna töötada, aga ta ei ela ka teises maailmas, et samamoodi tal on kulutused, tal on raha vaja ja seda enam, et noh, kui me võtame kasvõi selle tänasele meie näite, et siis, et kui me vaatame noh, kõik need ettepanekud, mis Tööandjate Keskliit teeb ja kõik nii, et omavalitsusi tuleks käsitleda sedasi, et nad oleks motiveeritud looma ise tööstust, ettevõtlust, et endale raha teenida, eks ole, siis ja 100% nõus. Ainuke häda on see, et kui me võtame täna nüüd meie piirangud, siis meie ainuke ettevõtlus saab olla kaevandamine, sest meil on kõik muud alad kinni pandud. Meil näiteks taheti teha kaitsetööstus sinna, mida ei saanud teha selle tõttu, et meil on kaevandamine, ainult lubatud maavarasid seal kaevandada ja uuring näitab, et need tasu ära, eks ole. Et siis, ja siis kui natuke sa vaatad laiemalt, siis ei ela ju täna hästi mitte need vallad, kus on siis nii-öelda need maavarad, vaid pigem ikkagi, kus on inimesed, eks ole, seal Tallinna ümbrus ja kõik see, et kui me selle osa suudame nagu paika panna, ma arvan, et see teeb oluliselt lihtsamaks selle kogu selle edasise sammu ja kõik teavad, miks me uurime, miks me teeme ja see täpselt, mis see Sirli ütles, et me ei saa lasta mingeid põlvkondasid, kus mingi valdkonna, ütleme nii-öelda see teadus ja inimesed ära kaovad. Et see on jälle, see on see meie julgeolek, eks ole, et palju jubedam on see, et kui tuledki siis ikkagi kuskilt keegi teised tulevad Brüsselist või kuskilt mujalt meil uurima ja puurima ja ütlema, et poiss nii on, eks ole, et ikkagi keda me usume oma inimesi, eks ole, et aga number 2. Aga mina võtan vahelduseks number 1. Et kuna see oli üks stsenaarium, millega mina ühel provotseerivalt ühel samal teemalisel kohtumisel hiljuti välja pakkusin, siis mida publik arvab? Kannan maha. Eks siis saame kõikidest maapiirangutest lahti, et kes tunneb, tõstke käsi püsti, et me peaksime selle nii-öelda maavara, millesse me oleme panustanud, millest me siin räägime kui strateegilisest, millest sõltub inimkonna toidulaud ja jääb sõltuma ükskõik, kas see nii-öelda fosfor tuleb, läheb põllule või läheb ta laboris nii-öelda toidu kasvatamiseks. Mis te arvate? Kannan maha. Kes on poolt? Näen käte merd. Teeme siis kohe rahva arvamuse hääletuse ära. Tuleta meelde 3 stsenaariumi. Mõte on siis selles, et kanname maha selles mõttes fosforiidi, et me ei näe, et seda hakatakse kasutama. Järelikult me ei pea seda enam kuidagi maavarana reguleerima, mis tähendab seda, et inimesed saavad elada rahusteadmises, et sellega midagi ei tehta sinna, kus piirkondades, kus fosforiit on olemas, tegelikult me lubame sinna ehitada jumal teab mida iganes ja lasta nagu turul toimida. Stsenaarium number 2 on see, et me hakkame nagu põsiselt mõtlema selle peale, noh, piltlikult kujutage ette maailma olukorda, et on veebruar 2027 ja Frankfurdi lennujaamas saavad kokku Maroko, Venemaa ja Hiina geoloogiaministeeriumide esindajad ja kuulutavad välja, et tegemist on nüüd kartelliga, fosforiidikartelliga. Ameeriklasi punti ei võtta, sest nemad tegelevad oma asjadega, aga 3 suuremat sellist nagu nii-öelda allikat ütlevad, et nüüd on fosforiidikartell
hindu hakkame seadma samamoodi nagu nafta hinda ja tootmist hakkame samamoodi reguleerima ja sul tekib selline nii-öelda jälle mitte väga sõbralik poliitiline maailm asja ümber. Ja siis sul on vaja tegelikult 2-3 aasta jooksul reageerida kiiresti ja hakata Euroopas tootma. Sul on Soome ja sul on Eesti. Et me peame tegelikult olema valmis selleks, et aastal 2029 oleksime võimelised ise fosforist tootma väetisi ja mida kõik Euroopas. Ja kolmas variant on siis see, et me ütleme, et okei, nendes sektorites asi ei toimi. Me tegelikult peaksime panumuse panema hoopis sellesse uutesse akudesse, mida toodetakse või jumal teab, mis uutesse tehnoloogiatesse. Ja ütleme, et seda maavara saame ainult kasutada siis, kui toimub radikaalne tehnoloogiline muutus. 3 stsenaariumi. Kes on esimese stsenaariumi poolt? Mitte keegi. Kes on teise stsenaariumi poolt? Mõned, pooled inimesed. Kes on kolmanda poolt? Kellel on oma 4. stsenaarium? Nii, nüüd saame hakata publiku käest küsima. Noh, mis on sinu stsenaarium? Tutvustage ennast võib-olla, et sa võid alati öelda, et mina olen see, tulen sealt ettevõttest, esindan ise ennast. Mina olen see David, kes tuleb Lääne-Virumaalt. Et mina näen ikkagi, et 4. stsenaarium võib küll olla, sest kui me tegelikult tahame väärtustama selle fosforiit, see tähendab, et esimene tehnoloogia peab olema õige, mis saab efektiivselt seda läbi töötada. Tuleb vaadata, kas on mõtet see, mis oli 300 ppm-i muldmetallid välja võtma või mis iganes. Ja või mida me teeme selle fosforiidis, kas me teeme hapet, kas ja nii edasi ja nii edasi. Ja pluss tuleb arvestada normijäätmedega. Mida Eesti riik teeb selle normijäätmedega? Täna ei ole mingit plaan. Et esialgus tuleb, nii nagu vanaeestlased ikkagi ütlevad, mõtle 10 korda, lõika 1 kord või mis iganes see oli. Et see tuleb. See on siuke, võtame hoogu ja mõtleme läbi stsenaarium, nimetame seda nii siis. Ei, mitte see, aga töötada selle kallal, et oleks just see keskkonna, mis annaks õige väärtust selle maavarale, sest me saame seda kasutada ainult 1 kord. Okei, väga hea. Ja kellegil oli veel oma stsenaarium tagareas seal? Tervist, et minu stsenaarium on lihtsalt see, et meil on varandusmaa põues, et peaks ikka kiirendama selle õige tehnoloogia leidmist, et mida me mõtleme, et äkki 100 või 200 aasta pärast hakkame lõpuks kaevandama. Okei, väga hea. Ja sinu nimi ja see ettevõte, keda see esindab? Nimi on Raimo, aga see on puhtalt eraisiku. Oota, aga stsenaarium 2 ei olnud siis uued tehnoloogiad ka või? Ütleme, stsenaarium 2 on pigem see, et uued tehnoloogiad, ükskõik millest me räägime, tehnoloogia tähendab seda, et me läheme pigem nagu uutele turgudele, uutele ärimudelite, uutele teenustele, toodetele. Stsenaarium 2 oli veidikene nagu seda, et me tegelikult võime kasutada, aga see valdkond, kuhu me seda rakendame, on endiselt toiduainetööstus ja me asendame kiiresti seda importi, mida me täna ei saa. Me oleme valmis asendama importi. Aha, sest ei, ikka stsenaarium 2, aga mina paneks sinna stsenaarium 2 sisse just ikkagi see, et need noored teadlased, eks ju, nad vaatavadki nüüd neid tehnoloogiaid, mis meil on praegu labori tasemel, nad vaatavad, et kas saab äkki meie fosforiidis seda head kraami toota mingi muu tehnoloogiaga, mis mujal maailmas ei ole veel kasutuses. Ja uued kaevandustehnoloogiad loomulikult ka samamoodi. Väga hea, aga see on siis selline nagu Eesti oma fosforiit, et me ei räägi lihtsalt nagu fosforiidist kui sellisest globaalsest ressursist, aga me mõtleme sellest läbi Eesti oma. Ja mitte ainult fosforiit, vaid fosforiidi peal on meil 2 head asja veel. Eks ju, et võtame kogu võileiva ja vaatame, kuidas me ta saame nagu maksimaalselt ära kasutada ja kõik jäägid ka, ehk siis nagu hästi kompaktne. Nimetame seda küpsisetordiks. Jah, see on, ja mulle maitseb ka magus rohkem. Jah, küpsisetort on väga hea. Ma nägin enne see pildi peal, et see oli siuke, et need pildid on uuringus külili. Ta on küll natuke nagu kiiruga tehtud, eks ju. Just. Aga Ene, sa ei ole saanud oma stsenaariumi või välja pakkuda, et sa oled nüüd ära kuulnud arvamused ja nüüd sa pead siis mitte esindama Kliimaministeeriumi. Et mida ma kindlasti ei toeta on esimene stsenaarium, sellepärast et mida me tegelikult praegu terves maailmas näeme, ressurss läheb üha halvemini kättesaadavaks. See tähendab seda, et ressursid on üha lahjemad
neid on raskem kätte saada. Nii et kui me vaatame kas või selle meie fosforiidi uuringu tulemusi, siis me näeme, mispärast ta nii ära ei tasu. Ta ei tasu sellepärast ära, et investeeringukulud ja ladestustasud on väga-väga suured ja samal ajal nagu kasuliku aine protsent on suhteliselt madal. Nii et kui me läheme nende ridade juurde, mis selle ressursi kalliks teevad, siis me näeme, et tegelikult terves maailmas on toimivad siis enamasti tasuvad ära need, kus need investeeringukulud on juba tehtud, need tehased on olemas. Kui sa hakkad rakendama uut ressurssi, siis paratamatult sul tulevad suured infrastruktuuri kulutused, siis ressurss on kehv, keskkonnanõuded on üha karmimad, siis need tasud on üha kõrgemad, ladestustasud on suured, kui on lahja ressurss. Kõik see teeb selle ükskõik millise uue koha kasutuselevõtu meeletult kalliks. Ja see tähendabki seda, et me peame otsima siis neid kohti, kuidas me saame seda ressurssi niimoodi kasutada, et me teeme võib-olla need vaheproduktid päris lõpptooteks, teenime nagu seda raha nagu juurde selleks, et see lõpuks tasuvaks muutuks. Aga seda öelda, et meie ressurss tuleb sellepärast maha kanda, see ei ole õige, sellepärast et terve maailm on samasuguse probleemi ees. See jääb meile nii või teisiti ju olemas, ta on väärtus. Lihtsalt talle tuleb oma aeg ja kui me panustame ka vastavatesse tehnoloogiatesse, tulevikus uutesse tehnoloogiatesse võib-olla, mida me praegu ei vaadanud. Me vaatasime ainult 2 põhilist tehnoloogiat. Nii et kindlasti siis mitte esimene, aga teise, kolmanda vahel kombo, et Sirli tegelikult võib-olla ütles selle välja, et me käsitleme seda strateegilise ressursina, aga me peame otsima ka uusi tehnoloogiaid ja mingisuguseid uusi rakendusi, just et neid osasid, mis on kallid, võtta nagu odavamaks. See on siis nagu minu vastus. Torkan vahel lihtsalt korra, et ma saan aru, me mängisime seda mängu praegu, eks ole, esimene, teine, kolmas, aga selleks kõigeks on selle teise ja kolmandaga tegeleda, et selleks on vaja raha ja nagu ma siin alguses ütlesin, siis teatud seltskond on käe südamele pannud ja ära unustanud ikkagi selle siin ühes ministeeriumi ees otsas. Et kuidas siis nagu sellega edasi minna? Okay, jah. Kevadel, ma ise mõtlen nagu selle teise stsenaariumi nagu kirjelduse, et hästi palju on sellist nagu polariseerivat debatti tekib alati, kui me maavaradest räägime, et siis see nagu ahel on selline, et kõigepealt kaevandame ja siis hakkame mõtlema, mis me sellega teha saame, või inimeste peas see käib asi niimoodi. Aga kui me mõtleme nagu strateegilise ressursi peale, siis mulle tundub, et me peame nagu vastupidi mõtlema, et enne mõtleme läbi võimalusi, kuidas väärindada võimalikult hästi, võimalikult palju ja siis hakkame kaevandama, kui meil on see pilt selge on ju. See annab võimaldusega siis nii-öelda mõelda sellest nagu tulevikuvaates ja nii edasi, et me ei räägi esmalt kaevandamisest, et see on, ma saan aru, võrdlemisi selge meile, kuidas seda teha ja milliste vahenditega, mis on keskkonnamõjudega, palju suurem väljakutse on see väärindamise asi. Nüüd vahemärkus on, et kui kellelgi on huvi, et siis ma saan aru, et teil on seal, mis selle koha nimi oli, kus teil see keskus on? Arbavere. Kas teil on seal 17 tonni fosforiiti kuskil unikus? Jaa, meil on seal ilusad laod, seal on ka muu meie Eesti maavarad kõik esindatud. Meil on juba 17 tonni on kaevandatud, mis on hästi vähe on ju, aga ta on seal olemas, kui keegi tahab katseid teha, kui keegi tahab analüüsida ja seal on ka need igasugused kõrvalsaadused ja jäägid ja asjad ka olemas. Kõik on olemas, jah. Et meil on nagu selle uuringu käigus tegelikult selline nagu piloottootmise või piloot nagu katsetuste jaoks nagu mingisugused ressursid olemas, millega saab asju edasi teha. Nüüd, aga minu nagu küsimus siit edasi on see, et kui me valime selle teise stsenaariumi või selle suuna, ütleme, et me käsitleme seda strateegilise ja paneme sinna alla kõik need soovitused, mis on, et kiirendame tehnoloogia arendust, teeme põhjalik analüüs, et mis on see kõige parem rakendus, on ju. Et siis, mis on need esimesed 2-3 sammu, lisaks hariduse ja teaduse populariseerimisele, 2-3 sammu, mida saab teha geoloogiateenistus, mida saaks teha Kliimaministeerium, mida saab teha TalTech ja mida saab teha siis omavalitsus, selle jaoks, et me tegelikult sellega päriselt tegeleksime. No geoloogiateenistus nimekiri on meil täpselt olemas, et mitu kilo meil on nüüd Exceli tabel olemas, on ju Lauri, eks ole, ja et täpselt mitu kilo meil olemas on ja me teame täpselt, kus ta, millises hoidlas ta meil on, eks ole, ja meil on ka karud, kes neid hoidlad meil valvavad
päriselt mõmmikud jalutavad ringi. Mis me saame nüüd teha ja me peamegi tegema, on nüüd see, et välja mõelda see protseduur, et kuidas nüüd tõesti, kui keegi koputab uksele või helistab, et tere, ma nüüd tahaks 3 kilo fosforiiti. Te siin rääkisite Arvamusfestivalil, et ma saan hakata katseid tegema, et kuhu ma tulla võin. Et noh, et kuidas me ta täpselt nüüd siis anname, et noh, et mis dokumendid me täidame ja kas see peab olema nüüd ikkagi teadlane, kas ta peab esindama akrediteeritud, evalveeritud teadusasutust või on tõesti kõikidel inimestel õigus nüüd tulla, et ma tahan oma 17 tonnist nüüd saada seda 1,3 miljonlikku osa. Et kuidas me nüüd täpselt selle kilo või 100 kilo või 1 tonni anname. Et see on nagu see meie roll, mis meil tuleb välja mõelda. Rohkem nüüd geoloogidel, ei ole selles projektis nagu edasi teha suurt midagi. Me peame nüüd minema sügavamale teiste geoloogiliste varade kallale neid uurima. Et siinkohal ma ei näe rohkem otseselt, et geoloogiateenistusel saaks midagi veel olla. Selge. Aga enne mida ministeerium saab teha siin juures või peaks tegema järgmised 2-3 sammu? See, mida ministeerium peaks tegema, seda ma praegu ei saa öelda, sellepärast et meil lihtsalt ei olegi nagu konkreetset plaani fosforiidiga praegu, sellepärast et me oleme saanud selle teadmise, mis oli teadusarendusuuring. Teadusarendusuuringu tulemus võib olla positiivne, võib olla negatiivne. Nii et see, et millised sammud oleksid johtuvalt sellest uuringust edasi läinud geoloogilises, nagu seaduse mõttes selliseid samme polegi nagu ette võetud, sest selleks, et kinnitada varu, on tarvis geoloogiline uuring. Seal on terminite ja sisu küsimus, mida miskit edasi viib. Aga ometi, sul on, mis sa ütlesid, sul on kogu Eesti fosforiidi uuringute ajalugu peas. Et sa ära nüüd mõtle ennast osakonna juhatajana, aga mõtle siis 40-aastase kogemusega. Mida sa soovitaksid iseendale, et esmaspäeval peaksime tegema? Iseendale ma ei saa soovitada, sest mina ei ole sellisel tasemel otsustaja, aga ma näen seda tühikut, mis meil praegu on. Tähendab, et me praegu jõudsime tõdemusele, et meil on tarvis veel uurida tehnoloogiaid. On ju nii? Aga geoloogiateenistuse funktsioon ei ole tehnoloogiate uurimine. Geoloogiateenistus uurib konkreetseid maavaral asundeid, teeb geoloogilisi kaarte, teisi tegevusi, aga selleks, et teha tehnoloogilisi uuringuid, on tarvis hulgaliselt proovi. Nagu me juba ütlesime, siis see uuring näitas, et ettevõtte kohe seda uurima ei tule. Tal ei olegi mõtet tulla, sellepärast et see eelmine etapp nende samade tehnoloogiliste tööstuslike uuringute poolt on meil siis vajaka. Kes seda teha saaks? Seda peab tegema ikkagi siis mingisugune, kas siis ülikool või siis mingi teadusarendusasutus, kes ongi suunatud tehnoloogilistele uuringutele, aga tal peab olema õigus võtta seda proovi. Nii et see osa on meil Eestis puudu, kes teeb suuremahulisi tööstuslikke tehnoloogilisi uuringuid. Mida iganes, see peab olema fosforiit, see võib olla mingi muu materjal, aga selline katseala on meil puudu. Ja meil ei ole ka tegelikult mitte ühtegi meedet riiklikult, kust ressursside väärindamise pool näiteks mingisugune institutsioon saaks seda taotleda. Meil on meetmed ettevõtete jaoks, meil on rakendusuuringute keskus, kes on keskendunud biotehnoloogiale ja droonitehnoloogiatele, seal materjal ei ole üldse sees. Nii et meil ei olegi sellist kohta, meil on see üksus puudu. Nii, ma sekundeerin. Me tegelikult Tehnikaülikoolis räägime täpselt samasugust juttu. Aga kuna me oleme see üks nendest, kes enne ütles, et võiksime selles vallas ka midagi teha päriselt, siis jah, kui geolooge on meil kasvanud väga häid rakendusgeolooge ja see on kahtlemata üks selle uuringu suurepärane tulendus, et meil on tegelikult uus noor rakendusgeoloogide põlvkond, siis keemiatehnoloogia on see, mis peab kaasa tulema ja seal on vaja samasugust põlvkonda Eestis kasvatada ja see ei kasva ilma laboriteta. Ja just selline laborivõimekuse ja katsevõimekuse kasvatamine Eestis valdkondades nagu flotatsioon, mida täna Eesti tööstuses ei kasutata.
aga mida on kasutada võimalik palju laiemalt kui seda fosforiit, see on igasugused nii-öelda ringmajanduslikud tegevused. Ehk siis, et selline temaatika vaatame palju laiemalt, ehk siis tegelikult ju töötame kõik selles ressursi väärindamise valdkonnas ja selline suuremahuline võimekus ka puidu osas, mis meil ka tänaseni ikkagi on napp. Et see on maailma mõttes oluline, sellepärast et kõik tegelevad sellega ja kes ei tegele, see jääb maha. Nii et ja täna nii-öelda selliseid väikseid mikroskoopilisi samme selle suunas, et Tehnikaülikoolis vähemalt selline mingi nii-öelda, ma ei ütle pilootvõimekus tekiks, esialgu me räägime ikkagi selle laborivõimekusest, siis me astumas oleme. Aga see ei ole, aga üks institutsioon tegelikult ei ole piisav, ehk siis tegelikult me näeme ikkagi siia taha vaja seda kolmnurka, kus on nii-öelda rakendusasutused, sul on siis ettevõtlus ja ettevõtlusel peab ka olema selge, kuidas ta selle ressursile ligi pääseb, Eestis täna ei ole selge, ehk siis, et ja kuidas ikkagi ka nii-öelda lisaks riigi rahale sellesse nii-öelda tuleks siis ikkagi nendesse uuringutesse ka mingi selline ettevõtluse raha, et kahtlemata oluline, et riik ei peaks kogu seda innovatsiooni ise ära katma. Et see ei ole nii-öelda ühe asutuse teema, see on väga suurt sellist ühist tegevist vaja. Okei, nüüd ma küsin viimase küsimuse Riho käest ja siis võtame publikust küsimusi. Riho, sa nüüd oled siin kuulanud, vaata, et 4 inimest sõitis Tallinnast Paidesse ja hakkasid arutama, et kuidas hakata siis fosforiidi väärindamise jaoks siis mingisugust võimekust looma. Ja sina siis tuled Rakverest ja siis me siin tuleme Tallinnast siia, lähme pärast Tallinnasse tagasi, räägime, kui oluline sul on ja teeme plaane, Exceleid, kirjutame regulatsioone, teeme uuringuid. Sul on seal saun ja kaev ja värgid-särgid ja selle all on fosforiit, on ju, et kohalik omavalitsus, kus ressursid on. Et kui sina nagu selle pildi pealt vaatad, et mis on siis nagu kohaliku omavalitsuse roll sellises olukorras või kuidas sina aitaksid kaasa sellele nii-öelda valmistumisele või strateegilise võimekuse loomise ja teiselt poolt, et mida sa ootad tegelikult nagu riigi poolt selle jaoks, et koha peal oleks ka nagu hea tunne selles protsessis osaleda? No nii ongi, te lähete tagasi sinna Tallinnasse fosforiidi peale, aga tegelikult kui võtta, et mis see omavalitsus saab teha, siis ega see omavalitsuse roll on, ta peaks olema selline lepitaja tegelikult, et ütleme, et hästi lihtne on nagu rahvast barrikaadidele ajada ja igast emotsiooni ja muud jama, aga tegelikult peaks olema nagu asi sõltuma faktidest, täpselt numbritest, mõõtühikutest, kõigest muust. Aga mis saabki sinna riik teha, et siis need sellised lollid asjad sealt ära jätta, et ongi need mõttetud piirangud, mis eks ole ajad inimesi tigedaks ja seesama fosforiit käib seal juures, eks ole, et keegi tahab parklat ehitada, aga ta ei saa sellepärast, et on fosforiit, võib-olla isegi ei olnud, aga et seesama parasiit sõna sealt ära ja siin on ka jäänud siin oli alles ka väike vaidlus seal mingi üldplaneeringu koha peal, et jälle sealt ei tahetud teha, siis tegelikult ei ole seal nii, et see omavalitsus tahaks selle ala ära katta oma asjadega. Tegelikult on, kui meil on vallast 80% kaetud, siis jutt käib mingi 0,25%, mida tahetakse muuta, mis on nagu nii pisikene osa. Ja ükskõik kellega mina olen rääkinud või kellega ma olen kuulnud, kes teised on rääkinud nii riigi tasandil, ükskõik. Ma pole kordagi kuulnud, et keegi ütleks, et see on hea, et praegu nii on, et see tuleks ära muuta, aga see on olnud 10 aastat, et see on nagu tahtmine loll olla natukene, et oleks see konflikt seal sees. Et need pisikesed asjad, kui sa saad ära elimineerida, vald saab olla lepitaja rollis, et on ikkagi see, et patt on surra lollina, et tuleb inimesi koolitada, et me teame, mis meil on, kuidas seda teha ja aga ütleme, kui jõuame selle Tallinna ja Rakvere juurde, et nagu Sirli ütles ka, et see maavarade paiknemine ongi ebaõiglane ja nuta või naera, neid saab kaevandada ainult sealt, kus nad on. Et see fosforiit on üks näide ja hästi emotsionaalne. Teine on ju tegelikult meie liivalugu on täpselt sama. Liiv asub kõigi ilusamates maastikuvormides, eks ole. Aga teid on vaja ehitada, betooni on vaja teha, eks ole. Et seal ongi, ma arvan, et see omavalitsuse roll on ka natukene selline lepitada, harida, rahustada, aga ka kaitsta ikkagi, et sa ei saa olla ka nii-öelda tuulelipp. Ja siin oli ka, kui me rääkisime stsenaariumitest, et siis et miks ma nagu rääkisin ka seda, et me peame leppima kokku, et millistel tingimustel me tahame hakata seda kaevandama, siis ei müü see, et kui Brüssel ütleb, et nüüd on vaja.
see ajab turri, et meil ühes liidus nii juba tehti korra ja see ei tööta, et see peab tulema nagu siit seest. Et meil on seda vaja ja see nagu aitab, et ma arvan, et selline sõnumi viia roll on ikkagi sellel omavalitsusel. Okei, väga hea. Ja sõnumi ei tohi maha lasta. Teise arutelu teema. Aga nii, publik, tõstame käed. Lubasid kriitilisi kiuslikke küsimusi, Anja? Enne kriitilisi kiuslikke küsimusi, muideks Riho, sinule ma tahan esitada küsimuse, et ma täpsustan moderaatorid natuke, et ütlesid ennem, et Kliimaministeeriumi kodulehel on seal 11 miljardit. 9. Ta on erinevates kohtades 9–11. Kodulehel võib olla 9, aga on ka hinnatud 11 miljardit, palju me seda fosforiiti on. Aga see on lihtsalt hinnang, et meil on reaalselt arvel passiivse maavarana umbes 3 miljardit tonni. Aru lõunas oli see kogus 42 miljonit tonni, miinus siis Nõlva kadu. Nüüd on 29 välja võetud. Üks on miljonit tonni ja teine on 29 tonni välja võetud. Et jah, see veel maha. Ja mis puudutab nüüd Brüsseli ei ütle meile kunagi ette, mida me oma maavaradega tegema peame hakkama, aga on kriitiliste toormete määrus. Ütleme, kui ettevõte X, see võib ka Eesti ettevõte, ütleb, et ma tahan teha näiteks ka sinna Aru lõunasse strateegilise projekti fosforiidi peale, kaevandamisprojekti. Et võt siin tuleb nüüd mängu see, Eesti riik peab siis ütlema, et see on okei. Siis kui Brüssel ütleb, et see on ka okei, siis tuleb määrus mängu, ehk siis tuleb see 27 pluss kuud pluss siis keskkonnamõju hindamine. Aga nüüd Rihole siis, mina olen ka teise stsenaariumi poolt, aga ma tõstsin käe, aga mul meeldis see siin publiku hulgast öeldi siin seda, ma ei tea, 5. stsenaariumi. David, mitte sinu oma, järgmist. ja siis sa avasid, Riho, juba selle asja, aga nüüd ma küsin sukest otse, et kas siis näed, et me peaksime muutma maapõueseaduse paragrahv 14, riik peaks seda tegema, ehk mis tähendab, et maavara peab olema ligipääs ja nii edasi. Et kas see on sinu siis nägemus, kuidas, ma saan aru, midagi teha ei saa, 80% on, saate küll, hakake maavarasi kaevandama. Just. Volikogu esimehel on 7 pädevus. Okei. Kellel veel? Ja seal ongi, aga seal on, ma vastan sulle sellele ka, et selle seaduse muutmiseks on natuke libe tee, aga seal ongi, et seal tuleb lasta teha sisse mingid nüansid, et seal ongi, ütleme, et selliseid olukordasid nagu meil on, ega neid ei ole väga palju. Ja seal tulekski kas või eelnevalt kokku leppida, kuidas, ja siis mugandada see asi ära, et oleks nagu mõlemad rahul, et võtaks selle pinge maha. Okei, kellelgi oli veel käsi püsti? Jah, palun siia ette mikrofoni. Ja, mina olen Eerik. Esitaks lihtsalt üldise küsimusele kõikile panelistidele, et kui me räägime strateegilisest maavarast, et mis on nagu need võimalused, et ta jääks lihtsalt ainult selleks, mis on need sammud, mida me saaksime teha, mis ei vaja nagu ilgelt suuri investeeringuid, aga mis aitaksid edasi selleni, et kui meil kunagi seda peaks vaja minema, mingil põhjusel tekib mingi uus võimalus seda kasutada, siis me oleksime lähemal kui siis täna. Jah, kes tahab vastata? No, kui nüüd raha üldse mitte kulutada ja et me saaksime hakata kaevandama siis, kui olukorrad muutuvad, ütleme geopoliitiliselt või midagi Marokoga või hinnad tõusevad tohutult või mis iganes. No siis kahjuks ongi lihtsalt see, et ei muuda seda 14. paragrahvi, eks ju. Et siis on see, et praegu me saime need teadmised kätte, eks ju, me teame täpselt, millist hapet, kui palju võtta on vaja, väävelhapet ja täpselt, kus me kaevandame, milliseid abimeetmeid me peame kasutusele võtma. Siis on lihtsalt see, kui me üldse ei taha midagi enam kulutada, aga see on natuke siuke,
ei no selles suhtes on ikkagi, et ma saan aru, et mitte üldse kulutada, aga mis on kõige odavam, siis kõige odavam on ikkagi see teaduse rahastamine. Et kõige odavam on seda teha laboris ja toas, kui lõpuks nendest juba, kui sa lähed saidi peale nendest vigadest õppida, siis me ei räägi enam kordadest, vaid miljonites kordades, kui me mingi vea teeme. Et kõige odavam on teadust rahastada mõistlikus tempos, et meil oleks oma inimesed, oma laborid, see on kõige odavam. Kas meil HTM esindajad on siin? Teadusrahastus? Kas see on kõige odavam? Me kõik esindame haridust. Küll tellija ja kasutaja, mitte pakkuja vaates. Aga noh, väga hea küsimus, et minu nagu natuke mõte selle teise stsenaariumi juures oli, et on mingid asjad nii-öelda valmisoleku tõstmine on ju selle jaoks, et kui olukord tuleb, et kas on mingis tegevusplaanid, on mingisugused eelhindamised, võib-olla me peaksime hoopiski tegema sellise keskkonnamõjude hindamisel mingisugused asjad sellisena, mida riik saab enne ära teha selle jaoks, et kui tulevad ettevõtted mingisuguste ettevalitud tehnoloogiatega, et meil on juba pool tööst tehtud, on ju, et noh, midagi selle jaoks, et minna lähemale sellele kiire reservi nagu kiire kasutamise osas. Tead, mis on kõige odavam veel, ma torkan vahele, hästi lihtne, teadlikkuse tõstmine. Ja tegelikult mitte nii väga võib-olla ka inimeste hulgas siin rohkem allpool jutumärkides, vaid seal kõrgemal ka, et tegelikult Eesti Geoloogiateenistus on teinud avaliku arvamuse küsitlusi, tellinud küll spetsialistidelt ja ekspertidelt, et nemad viivad läbi, mitte ise me ei jookse inimeste vahet. Ja tegelikult inimesed arvavad, et see on täiesti okei hakata kaevandama, kui leitakse selline tehnoloogia, mis on loodusele vastuvõetav ja inimestele talutav ja mis toob kasumlikult tõesti selle väärtuse välja. Et see on täiesti okei. Üle 2/3 ütleb, et jaa, loomulikult. Ja üle 2/3 inimest ütleb ka, et tuleb geoloogilistesse uuringutesse järgmistesse aina rohkem ja rohkem investeerida. Et selle teadlikkuse tõstmine ka natukene üleval pool, et meil poliitikud ka seda rohkem teaksid, et tegelikult fosforiit ei ole see hirmus sõna, mida ei tohi kusagil paberites välja paista. See on kõige odavam viis. Teadlikkuse tõstmine. Ja ütleme, seal on ikkagi, ongi see harimine, mitte ainult ülal ka ikkagi. Ja tegelikult on nagu seosed tagajärg, selleni tuleb ka jõuda, eks ole, et ka meie vallas ütleme väikest kohta, ega me sulgeme koole, eks ole, noh, et miks me ei sulgeme, eks ole, et meil pole raha ja inimesi on ju, noh, et seos tagajärg, et noh, et sinna tuleb ka jõuda, et töökohad. Jah, et kust see raha tuleb, et ei ole seina seest, jah. Uuringu käigus lubati, et kui see realiseeruks, siis oleks 512 kõrgepalgalist otsest töökohta seotud selle valdkonnaga, et see on nagu number. Et noh, 500 oleks nagu välja mõeldud number, 512 tundub, et on arvutatud number, et tundub nagu parem number. Aga noh, mine tea. Aga võib-olla teine küsimus, mis mul oli, mis ma mõtlesin just omavalitsuste vaatest ja kohalike vaatest, on see, et üks on see, et me räägime sellest, on ju, et meil on arvutuslikult on, ma ei tea, 9 miljardit, registris on 3 miljardit, on ju. Ja siis, kui me sellest niimoodi räägime, siis meil on nagu tunne, et nüüd hakatakse igal pool kohe kaevandama. Aga teiselt poolt meil võib olla ju mingisugune selline samamoodi nagu stsenaariumid või tegevuskavad, et kui realiseerub selline nõudlus, siis me läheme sellise jadaga, mis annab võimaluse vallale öelda, et noh, et aga kui te nüüd järgmised 20 aastat ei tule siia kaevandama, äkki ma siis 120 aastat saan siia midagi ehitada. Väga keeruline on maha müüa seda, et aga kui 15 aasta pärast on vaja, siis lammutad maja maha, et noh, see ka ei müü väga. Pigem on see, et mida me oleme ka ütleme, mitte mul nüüd valla ajal, aga ütleme mingi muude aegadel, et mida me oleme arutanud, et tegelikult tuleks jõuda sellistes omavalitsustes või sellistes piirkondades nagu selgitadagi nagu välja sellised piirkonnad, mis on nagu üldsus võtab vastu, et see ongi mõeldud kaevandamiseks. Ja see ongi nii. Ja see on 50 aastat nii või mitte, et meil on sinna see geoloogiline varu joonistatud, eks ole, mis segab meid kõiki, vaid me plaanimegi seal kunagi. Ja inimesed harjuvad sellega. Aga kui meil on nagu, ongi kõike igal pool, siis see ongi keeruline jälle. Et pigem on nagu see, et need alad on vabad, seal tehke, mis tahate, selle me broneerime ära. Me ei hakka täna homme võib-olla siin, aga ongi, kui need stsenaariumid rakenduvad, siis meil on see koht olemas. Inimesed teavad, nad ei ehita sinna ega nad ei tee, ega nad ei ja sellised kompromissalad. Aga sellega nagu me tegeleme nagu väga ei taha ka tegeleda, sest need on kaevandamine, tuulikud, paar asja veel, mis on natukene emotsionaalsemad ja kuna meil on iga 2 aastaga valimised, eks, siis on väga keeruline sellega tegeleda ja me ei ole kuhugi jõudnud tegelikult, aga tegelikult sinna tuleks jõuda. Okei, väga hea. On veel küsimusi? Mõtteid, arvamusi?
palun. Mikrofoni saate kohe. See viimase lausega mul tuli meelde kunagine siis Kabala vald, mis siis, kui ta reserveeriti selleks kaevandusalaks, siis jooksis inimestest tühjaks kõik juba aegsasti. Nii et inimesed tõstetakse sellega reserveerisega kodudest välja, ei kellegi maad kujundatakse. Saan ma õigesti aru sellest kavast? Pigem sellist, kus selle juba ei ole kedagi. No, seal ongi, tuleb leida need alad, mis sobivad kõigile. See ongi see läbirääkimiste ja diskussiooni koht. No, aga need alad ongi üldiselt asustatud alad. Eestis on tühermaad on põlevkivikarjääride alad ja siis ega eriti palju rohkem neid tühermaid ei leia. Muidugi praegu hoolega tehakse Eestis elanikest tühjendamist, eks ole, neid tulevad ka ilma kaevandusteta luuakse, aga mida see vald siis seal teeb, kui seal enam elanikke ei ole? Seal ongi, see annab vallale vastupidi. Sul peab olemagi mingid alad, sest täna sa ei saa kumbagit teha. Sa ei saa ettevõtlust teha, sa ei saa inimesi seal teha, sellepärast et kõik see ala on sul määratud. Pigem seal peab olema kindlad kohad, et sa saad sellega arvestada. Inimesi saad ikka teha, aga inimesi hoida on raske. Okay. Nii, jah. Et ma ise mõtlesin täna lihtsalt, kui ma mõtlesin selle näite peale, et mul on endal Ämm ja Ei tulevad Lõuna-Itaaliast, elavad sellises väikses, umbes Jõgeva suuruses linnas. Selle kõrval on üks ilus mägi, kus on väga ilus vaade ja saab jalutamas käia. Nüüd on nii, et ja mäe taga on üks teine küla, teine Jõgeva on ju. Aga nüüd selle eripära on selles, et siin on see küla, siin on see ilusa vaatega mägi, siin on üks Euroopa suuremaid naftarafineerimistehaseid ja mäe tagast teine mäe pool on maha lõhutud, sest seal on kivimaardla. Aga igal ühel on natuke ilusat vaadet ja natuke tööstusvaadet. Et me oleme nagu mingi 30-40 aastat tagasi või nii edasi saanud või suutnud tegelikult nagu leida kompromissi sellise ilu ja looduse ja asjade vahel. Nüüd, mis seal taga on, mis mina olen aru saanud, et ma olen seal mingi 20 aastat käinud, on see, et meeldib see sulle või mitte, on ju, aga et kui sa ettevõtjana seda äri tahad teha, siis sa pead nagu selle kohaliku omavalitsuse ja kohaliku rahvaga mingi diili tegema. Ja seal, kui naftarafineerimise tehas ehitati, põhimõtteliselt lõhuti ära ilusad liivarannad, tehti haisev, tollel hetkel mitte, praegu rohkem, seda asi on vanaks läinud, on ju, aga loodi 10 000 töökohta, külla, kus on 5000 inimest. Mis oli ise. Ja siis, mis juhtus, on see, et töökohad on päritavad. Et peres tegelikult see on nagu mitteametlik kokkulepe, aga kui sul isa läheb pensionile, siis üks poegadest ja tütardest saab sellest tehasest selle kõrgepalgalise tööga endale. Sellepärast muidu on alati lihtne, et tood väljast odavamat tööjõudu ja nii edasi, on ju, aga sul on siuke kohalik kokkulepe. Ja kui sul on pensionile minek, siis iga inimene, kes on pensionile läinud, kui ta peale seda tehases töötamist veel elus on, et siis see on päris tõsine nagu kompromiss selle elu juures on see, et kui sa oled pensionär, siis see ettevõte annab omavalitsusele iga aasta piisavalt suure toetuse, et kõik pensionärid saavad vähemalt korra aastas spaas käia. Ja koolis loomulikult õpilased ei maksa õpikute vihikute eest mitte midagi, aga need on toetustega ja kõik on vabatahtlikud kokkulepped. Ja see ei ole mitte ainult riigi ja ettevõtja ja omavalitsuse nii-öelda, aga kõik koos ja ennekõike on ettevõtjal seal hästi suur roll, et kui sa tegelikult lähed nagu suure jalajäljega ja nii edasi. Aga tegelikult me oleme nagu vanasti suutnud selliseid kokkuleppeid sõlmida, selliseid mõnes mõttes väga keerulisi trade-off'e. Sellepärast, et kui sa töötad 30 aastat naftarafineerimistehases, siis sa ei sure vanadusse. Meeldib see sulle või mitte, on ju. See on nagu päris karm kokkulepe, aga sa elad 60 aastat päris hästi ja su pere elab 60 aastat päris hästi, on ju. Et tegelikult, kui me nagu ausalt paneme need asjad laua peale, et see on nagu väga jõhkrad nagu arutelud, on ju. Aga tegelikult see jõhkrus ongi selle nagu aususe, nagu jõhkruse väljatoomine, aususe, siis tulevad õiged kokkulepped, on ju. Aga ma siis mõtlen, et see on nagu ajaloos me oleme neid suutnud, täna me peame nagu selle uuesti läbi mõtlema, sest tänapäeval on inimestel palju lihtsam ära liikuda, palju lihtsam minna, on ju. Aga siis me ei saa ka rääkida sellest, et meil on mingid kaevandusalad, aga meil on kaevandus pluss tööstusalad. Et kui sa tahad kaevandada, siis sa tõenäoliselt pead ka töökohad seal koha peal hoidma. Pigem meil on just vastupidi, meil on ajaloos ei ole neid kokkuleppeid sõlmitud ja meil on nüüd täna veel see lihas mälus, kuidas samamoodi võtame see Ida-Virumaalt külad kõrvale, hakati põlevkivi kellegagi peetud nõu. Aga räägingi, et need asjad, millest mina nagu rääkisin, oli see, et oleks diskussiooni ja arutelud tulevad ühine kokkulepe, mitte et keegi ütleb, et nii on. Et see on kaks eri asja nagu selles mõttes, et see täpselt, mis sa nagu kirjeldasid. Ma küsiks kohe sinu käest, aga mis sa arvad, mis sinu rahvas tahab kokkuleppe osana? Raha, midagi ei teha.
kõik on ikka ühes asjas kinni, noh, ütleme, et kõik algab rahast ja lõpuks olgu kool, lasteaed, mis iganes. Et kui võtame täna, ma sõitsin siia, siis ma sõitsin Tapalt läbi, eks ole, ja siis ma nägin seda ujulaehitust, eks ole, et piisas ühel mitte kõige väiksemal omavalitsusel Lääne-Virumaal hakata ühte ujulat ehitama, eks ole, ja ta on hammasrataste vahel, sellepärast on oma laenukoormus juba ületanud. Ta pole midagi teinud, hakkas ujulat ehitama, eks ole, noh, et mis see rahvas tahab? Ma räägin natuke ka, mida Riho rahvas tahab. Mul oli 3 aastat tagasi, 4 aastat tagasi võimalus olla Riigikogus ühel konverentsil, kus siis üks sinu valla põllumees minu kõrval väga emotsioonikalt rääkis, palju ta on investeerinud oma enda majapidamisse, kuidas ta on töökohti loonud. Ja seda oli natukene isegi alguses mul hirmutav kuulata, sest ma mõtlesin, et no nüüd ma saan selle mädamunaga või siis selle halvaks läinud tomatiga. Ja noh, mind vaatasid seal 4-50 inimest põnevusega, et ahah. Ja ta on teinud tohutu töö ära ja tõepoolest see on imetlusväärt, mis ta on teinud. Ja kui ta selle kõik oli ära saanud rääkida, mida ta on teinud ja investeerinud, siis ta ütles lõpuks lause. Aga riik peab selle mulle ju kompenseerima. Ehk tegelikult ongi see, et need kohalikud tahavad seda kindlust, et kõik see, mis nad on investeerinud, nad saavad selle tagasi või see kompenseeritakse nendel, see peab nendele ka kasulik olema, nad ei tohi jätta kaotajaks. See on tegelikult see, mis ma arvan, et su rahvas tahab. Kes on otse kõrval, aga noh, kogu all kõike muud ka vaja selles mõttes. Noh, teed ja nii edasi. Okei. Kas vahepeal on veel küsimusi? Kui ei ole, siis ma küsin tegest viimase küsimusena või viimase sellise teemana, et uuring, mis pidi maksma 6 miljonit, tehti ära 5 miljoniga. Kui tihti selliseid uuringuid tegema peaks või millised on veel sellised valdkonnad, mida te näete Eestis, kus sama mastaabi ja sama skoobiga uuringuid, et kus meil on nagu geoloogilised uuringud, tehnoloogilised, sotsiaalmajanduslikud mõjud, keskkonnamõjude hindamised ja asjad, et kas meil on mingisuguseid ressursse täna, kus te näete, et me tegelikult saaksime sellest uuringust õppida ja seda korrata uuesti teistes valdkondades? Või siis teistpidi, et kui tihti üldse selliseid ressursikaardistusi tegema peaks? Kogu Euroopa Liit on praegu selles olukorras tänu Hiina väga edukale plaani elluviimisele viimased 40 aastat, kus kogu Euroopa Liit ja kogu lääneühiskond, Ameerika, Kanada, Austraalia samamoodi, kus me peame selliseid uuringuid tegema vähemalt 100 korda suuremas mahus, Eesti sealhulgas. Ma oskan rääkida geoloogia poole pealt, me peaksime tegema selliseid uuringuid minnes sügavamale aluskorda. Ehk siis tegelikult meil on sügavustes 500 kuni 1000 meetrit, 1500 meetrit. Meil on samad väärtused, mis on Soomes ja Rootsis olemas tegelikult seal sügaval, mis te Soomes näete nii-öelda tee kõrval, need kaljud. Meil on need samamoodi selle settekivimite vatiteki all peidus, me peame nad üles leidma, me peame hakkama ka samamoodi neid uurima. Kas me ka nendes saame mingit väärtust luua? Kogu Euroopa Liit praegu kulutab umbes 200 miljonit aastas geoloogilistesse uuringutesse. Et saavutada natukenegi neid eesmärke, millest Margus rääkis, on toodud nendes kriitiliste toormete aktis, mille eesmärgid on siin lähima 7 aasta jooksul vaja juba saavutada, jah? Wishful thinking. Selle jaoks oleks vaja meil kulutada umbes 2 miljardit aastas. Euroopa Liit kulutab praegu 200 miljonit ja tore nüanss on siin selles, et 200 miljonist aastasest investeeringust geoloogilistesse uuringutesse tegelikult 75% kulutab kes? Rootsi, Soome, Hispaania ja Iirimaa. Soome ja Rootsi on need samad, kellel on täpselt see sama kraam, mis on ka meil. Ehk siis geoloogilistesse uuringutesse täpselt samas mahus. Meie plaan praegu näeb, et järgmise 5 aasta jooksul Eesti geoloogiateenistus vajaks 9 miljonit, et minna aluskorra uuringutega edasi. Katet veel ei ole. Mul on meelde jäänud selline ilus mõttetera, et me tegelikult inimkonnana kasutame neid ressursse, mida uurisid meie vanaisad. Ehk siis, et geoloogilised uuringud tegid meie vanaisad. Ja tegelikult, mida meil Eesti vaja ongi, et see, et meil on selline
nii-öelda ressursside pipeline olemas, ma ei tea, mis selle eestikeelne ilus termin on selle kohta. Ehk siis torujuhe, kus meil on sellised nii-öelda otsingulised uuringud geoloogias, kus me vaatame neid ressursse, mida siis tõesti meie lapsed võib-olla või lapselapsed kunagi kasutada saavad. Ja siis meil on need käega katsutavad riigisisesed nii-öelda uuringud nagu see fosforiidi uuring, milles pigem ei peaks suhtuma kui sellise tsüklilisse uuringusse, vaid tegelikult see on ikkagi aste, kust nüüd edasi minna. Ehk siis me teame, kus on nõrgad kohad, millega tuleb tööd teha ja kuhu tuleb panna kas nii-öelda teadusarendusraha, loomulikult teadlasena ma ju pean seda ütlema, ja nii-öelda vaadata, mida me saame teha selleks, et see ressurss muutuks siis lähikümnenditel rohkem käega katsutatavaks, vaatama neid maailmaturu nii-öelda tegelikult muutusi, ka pikaajalisi muutusi, ainult mitte neid see nii-öelda eksesse, mis turule tulevad, vaid tõesti seda, kuidas siis Hiina ressursi tegelikult kahanemine nii-öelda fosforiiti siis hakkab mõjutama, ehk siis kuidas hakkab see mõjutama Maroko turgu. Hiina hakkab ka Marokost ostma fosforiiti, ja vaatama siis ja loomulikult vajavad selliseid väärindamisuuringuid ka meie turbaressursid, sellepärast et Eesti on oluline turba kaevandamise riik Euroopas. Me peaksime seda nii-öelda rohkem väärindama, millest on juttu olnud, et nii-öelda õigustada oma see nii-öelda CO2 bilanssi. Nii et väärindamine on sellise käega kasutava ressursi puhul hästi oluline. Ja kaugemate nii-öelda uuringute jaoks või lastelaste jaoks siis geoloogia, me ei saa ilma selleta, see on nii-öelda tulevik. Tahab keegi veel lisada? Ma ei saa öelda seda, et raha on hästi palju vaja, sellepärast et see on tõsi, aga samal ajal mina pean mõtlema selle peale, kust kohast seda raha nagu oleks võimalik siis taotleda või osaleda mingites sellistes konkursides, kust oleks šanss seda saada. Aga selleks, et rohkem kallutada, siis neid konkreetseid rahastusmehhanisme ikkagi ka meie jaoks kasutama, on tarvis kommunikatsiooni, on tarvis kogu aeg rääkida, et tegelikult meil on see elutähtsalt oluline see ressurss, et ilma ei saa ja seda peab rääkima iga päev ja kogu aeg, sellepärast et neid inimesi, kes reaalselt saavad aru, et ressursid on kõige alus, neid on väga vähe. Nad ainult tunnetavad siis seda, kui tuleb kriis, kui ei ole. Aga siis on võib-olla juba hilja, sellepärast et me peame tegema ettevalmistusi selleks, et saaks siis, et oleks võimalik kohe tegutseda, kasutusele võtta, kui see kriis tuleb. Ja uskuge mind, need kriisid tulevad niikuinii mingi aja tagant, nagu me oleme näinud, ja me lihtsalt ei oska neid praegu ette ennustada. Ma ütleks lihtsalt nii palju, et võib-olla kogu selle teema müümiseks ei ole üldse nagu halb ajastus, sellepärast me räägime kogu aeg sellest kriisist ja kriisiks valmis olemisest, et täna on Euroopas kriis selle sõja tõttu, eks ole, et see on kõigil, igaühel on kodus täna see, et inimesed tegelikult tunnetavad oma nahaga seda, et muidu sul tegelikult, nagu sa ütlesid, et nendest materjalidest ja kõigest tegelikult see puudub mõnda protsenti inimesi. Samas räägitakse, et täna on ja mis tuleb, on materjalide sajand, eks ole. Et kõik algab sellest ja see tähendab ka seda, et see on ka meie nagu elu osas üks haavatavamaid kohti. Ehk kui me sellele nagu raha ei leia ja ta on hästi pika vinnaga, et sa seda tagasi ei võta nagu, et see on nagu et me peame olema kogu aeg samm ees või vähemalt nagu joone peal, et tagasi on väga raske võtta. Aga kui palju, ei tea. Okei, väga hea. Nii, lõpetuseks teeme ühe arvamusküsitluse. Pange nüüd kõik silmad kinni ja kujutage ette tulevikku. Aasta on 2035. Te olete taas tulnud Paide arvamusfestivalile. Sellest väiksest burgeriputkast nimega Ulits on saanud üks Eesti tuntumaid toitlustuskette. Lähete enne kella 2 paneeli, lähete, võtate burgeri. Aasta on 2035. Tõstke käsi, kes usub, et selle burgeri vahel olev tomat on kasvanud Eesti fosforist toodetud väetise peal.
2035, kes usub, et aastal 2035 on see võimalik? 2040. 40 sa usud, okei okay. Plaanid tulla veel Arvamusfestivalil 2004. Ma sellepärast ma pidin vaata tasakaalustama, et burger, Arvamusfestival ja fosforiit, et kas kõik asjad kestavad aastasse ja teie huvi tulla, et kas kõik kestab. Just. Nii, 2045. 2050. 2050 võib-olla on häda selles, et tomat ei käi enam burgeri vahele, aga seda me saame teada ainult tulevikus. Aga suur tänu kõigile, ennekõike paneelile, et te oma arvamusi avaldasite ja publikult, et te kuulasite, kaasa mõtlesite, saime kõik targemaks ja ootame siis seda tulevikku aastat 2040-2050 ja saame teada, kas tomat käib burgerisse või mitte. Aga suur tänu kõigile!